Tere ja 37 mikrokeskkonna analüüs on teemaks. Ja tegelikult me saame ettevõtja olla ka väljaspool oma ettevõtlust. Nagu näete, mul on teemakohaline. Ma vaatan. Tass. Mommy's the real boss. Nii et boss või ülemus, ma olen ka kindlasti väljaspool oma ettevõtet kodus, mis on iseenesest hea. Nii, siis siia hommikukohvi juurde ma siis räägiks teile ka veidi mikrokeskkonna analüüsist. No tegelikult ma usun, et mingi hetk teil ka tekib selline nagu tüdimus või väsimus selle äriplaani suhtes ja nende loengute suhtes, et olge selleks valmis, märgake ja andke ka märku mulle, enne kui ma teema juurde lähen, ma räägin natukene sellest. Et see ongi kõik normaalne, sellepärast et see on suhteliselt intensiivne programm ja vägagi mahukas. Et nii videomaterjalid, kodutööd, õppematerjalid ja muu sihuke nagu eeltöö, et internetist otsida, mis nii makro kui ka mikroanalüüs nõuab tohutult sihukest nagu research'i või uurimist, et mis toimub, et mis võtab väga palju aega. Aga sellest ei ole mitte midagi, sellepärast et ma just täna mõtlesin selle peale. Et tegelikult on äge, et teie ettevõtjatena olete sunnitud mõnes mõttes mõtlema läbi äriplaani. Sest et järjest rohkem tegelikult ja kui ma ka praegu ka uurin ettevõtete kodulehti, siis on väga hästi tuntav see erinevus, kas nad on mõelnud nende asjade peale, mikro- ja makroanalüüsi, visiooni, missiooni, väärtuste peale või mitte. Ja see kumab kogu aeg nagu läbi. Et kas neil on selline nagu põhjalik eeltöö tehtud selles valdkonnas või siis nad lihtsalt on mõelnud, et on idee tulnud ja kohe hopsti valmis. Ja tihti tegelikult see hopsti valmis kaob ka kiiresti ära, kuna sa ei ole enda jaoks need asjad põhjalikult läbi mõelnud. Nii et ma usun, et see on tegelikult privileeg teil teha see protsess läbi koos minuga ja loomulikult ja siis ka pärast iseenda jaoks eelkõige. Isegi kui juhtub selline imelik asi, et ei saa raha, siis tegelikult see protsess iseenesest on väga panustav teie jaoks. Ükskõik, mis ideed te tulevikus hakkate tegema, teil on olemas need teadmised, videod, õppematerjalid, mida te saate kasutada ka ükskõik, mis idee puhul. Nii et ma arvan, et tegelikult te võiksite mõelda, et see protsess panustab teile rohkem, kui praegu võib-olla teile tundub. Eks aastate pärast ole näha loomulikult, et kuhu te jõudnud olete. Aga ma usun, et tänu sellele te olete jõudnud kaugemale kui need inimesed, kes ei ole seda kursust läbinud või siis ei ole elus ühtegi äriplaani koostanud ja tegelevad ettevõtlusega. See küll ei ole kindlasti sihuke nagu kindel fakt, aga ma arvan, et see panustab väga palju teie arengusse ettevõtjana eelkõige. Nii, aga lähme siis mikrokeskkonna analüüsini, mis siis on sihuke nagu ettevõtte sisekeskkond. Mõnes mõttes sa ei saa seda nagu üldse nagu mõjutada, sellepärast et seal on tegevad need jõud juba, mida sina praegu hetkel ei saa mõjutada. Tulevikus, kui sa kuulud ise sinna keskkonda, saad juba mingil määral mõjutada. Aga suhteliselt vähe. Ma olen siin õppematerjalis kasutanud 2 allikat. Üks on siis Hakkan ettevõtjaks sihuke nagu portaalipõhine, natukene lihtsamas keeles mulle tundub kirjutatud inimeste jaoks. Ja teine on siis õppetöö põhjal nagu sihuke nagu akadeemilisem lähenemine. Seepärast, et see on majandusteooria peatükk nii-öelda.
nii et saate mõlemat aspekti käsitleda ja kindlasti teeme ka reaalsete näidete peal mõned asjad läbi. Hakkame pihta või? Olete valmis ju? Nii, ma võtan lonksu kohvi, siis olen mina ka valmis. Nii. Esiteks siis Porter 5 jõu mudelit on kasutatud siis eelkõige just Hakkan ettevõtjaks portaalis. Ja ükshaaval vaatamegi need läbi ja vaatame, mis näiteid mul juurde tuua teile on. Nii, valdkonna edutegurid ja trendid. Põhimõtteliselt siin teategi, mis toimub turul. Et mikrokeskkonna analüüs on väga seotud turu analüüsiga, mis te kirjutasite. Nii et mingid asjad võivad kattuda. Et kui teile tundub, et jälle seesama tekst, mida ma kirjutan, siis teile tundub õigesti. Ja nagu minu mantra on, kõik äriplaanis peavad moodustama ühtse terviku. Nii on ka selle puhul. Nii, ehk siis vaata üle, mis siis toimub. Millised on arengustrateegiad, analüüsid, trendid. Ja ta on natuke, kui makro oli siuke nagu üldine, Eesti või siis maailma või Euroopa, oleneb, mis su turg oli, põhine, siis antud juhul ikkagi nagu ta käib väga sellest nagu tegevusvaldkonnas sees. Sisenemisbarjäär on see mõiste siis, mida kasutatakse, et selgitada, kui raske või keeruline on äri alustada konkreetses valdkonnas. Ja kas valdkonnas esineb mastaabi efekt või kogemuskurvi efekt või kapitali eeldamine ja nii edasi. Muud siuksed nagu piirangud, mis muudavad sisenemise sellesse valdkonda keerulisemaks või kallimaks. Ülikoolist peale on alati see üks näide siin sisenemisbarjääri puhul. On siis elektriturg, on ju. Et Eesti näitel siis elektriturule sisenemisbarjäär on suhteliselt kõrge, seepärast et elektriturul seda võrgu nagu ülesehitamine ja nii edasi ei ole nagu mõistlik tegevus. Ja kui nendes valdkondades, kus sisenemisbarjäär on väga kõrge, ongi siis tihti monopolid. Suhteliselt siuksed tõenäolised asjad. Ehk siis, kui te mõistet sisenemisbarjäär kogete või näete kuskil, siis te teate, et see tähendabki seda, et kui kallis või lihtne on sinna valdkonda siseneda. Et kas selleks on vaja väga palju eelkapitali näiteks, masinaid, kas seal on selleks, et üldse alustada, sa pead alustama kohe suurelt. Ehk siis näiteks, kui sul on plaan kuskilt mingeid riideid või tooteid välismaalt Eestisse tuua, kas seal on nagu see, et suuremad kogused on soodsamad. Kunagi oli see kirbuturu teema või kasutatud riiete teema, et sul oli odavam osta siis suur kasti auto täis neid prügikotte, mis oli riideid täis, kui osta nende väheste kogustega ja reaalselt sa ostsidki nagu siga kotis, nagu öeldakse rahvakeelis, ehk siis sa tegelikult ei teadnud, mis seal kotis on. Et see oli nagu sinu risk, et seal võis olla asjalikke riideid ja võis ka olla täiesti jamasid asju. Et siis kogemuskurvi efekt on siuke põnev mõiste. Ehk siis siin ongi terapeudid ja coachid ja koolitajad kuuluvad siia alla, raamatupidajad on täpselt samamoodi. Ehk siis väga tugevalt on tulu seotud sinu kogemuse ja tegevusaastatega. Ja fotograafid näiteks, et iluteenindajatel nii ja naa, aga põhimõtteliselt, et inimesed mõõdavad sinu professionaalsust selles ajas, kui palju sa oled sinna panustanud aastates oma tööstaaži.
ja siis tänu sellele sa ei saa ka kõrgemat hinda küsida, aga kulud on ikkagi ju sul samad, mis teistelgi. Nii, tootmine põhimõtteliselt ongi siis suure kapitali teema, ehk siis kui on tööstused, siis on vaja suurt kapitali alguses. Teenuste puhul nii väga nagu pole vaja. Ligipääs müügi- ja turundusallikatele, et siin ongi väga palju räägitud nendest suurtest kaubanduskettidest. Mulle tundub, et tegelikult see on muutunud. Et varem oli trendiks see, et ikkagi nagu kaubandusketil oli oma kindel sortiment ja sinna väga nagu väikseid tegijaid ei lastud. Et ma tean, et Nopri on põhiline eesrindlik tegija, pioneer selles suhtes. Ta pressis ikkagi suurtesse kettidesse sisse oma tooted ja ma olen kuulnud, et see käibki protsessiliselt nii, et sa saad kõigepealt nagu kuskil mingi prooviperioodi mingitel väga siukestel naeruväärsetel tingimustel sinu jaoks, kaubandusketi jaoks väga soodsatel tingimustel ja siis vaadatakse, kuidas see prooviperiood läheb ja siis otsustatakse, et kas toode lülitatakse sellesse kaubandusketi sortimenti või mitte. Ja loomulikult valmis toidu puhul on ikkagi trend see, et väga palju on hakanud kaubandusketid ise tootma, neil on omad kokad ja nii edasi, ja see on nagu kuulub nende brändi juurde. Et mis ei keela sul teha näiteks koostööd, et siin ongi head näited FitLab, Erik Orgu, et kui sa pakud toitumisnõustamisteenust, siis kaasneva või siukse nagu tootena tehaksegi koostööd siis kaubanduskettide või siis toidu tootjatega ja pakutaksegi nii-öelda kahe brändi sümbioosis väärtustega klappivat ühistoodet. Erik Orgu kook on ju, või siis FitLabi need kohupiimatooted ja nii edasi, suitsujuust. Et neid järjest rohkem ikkagi tuleb ja õiguslikud piirangud, et ongi näiteks on ehitusjärelevalve kindlasti see teema, kus on vaja kindlaid nõudeid. Et sinna üldse siseneda, et sul peab olema vastav haridus ja ka nii-öelda kutsetunnistus seal juures. Ehitus on üldse selline sektor, kus on nagu keeruline siseneda, kuna kapitali on ka suhteliselt rahaliselt vaja ja samas ka nagu vahendeid, masinaid oleks vaja. Et see on nagu selline, kus see sisenemisbarjäär on suhteliselt kõrge. Ja mõtlen, et kus veel eriti karmid nõuded on. Ongi tööstus on loomulikult siuke, kus on just need töökeskkonna nõuded suured, litsentse ongi vaja ka mingitel sotsiaalteenuste laadsetel asjadel ära määratleda kindlasti. Ja siin tulevad tegelikult õigluslike piirangute all ka need riigihanke seadusest tulenevad nõuded. Et mõnes valdkonnas on põhimõtteliselt standardiks see, et sul ei saa teistmoodi klient tulla ehk siis tulu tekkida, kui siis riigihangete näol näiteks, suur klient, ehitus on. Ja siis sul on oluline olla selle riigihanke seaduse mõistes ja tingimustes nagu pädev või sobiv. Nii, varustajate ehk hankijate võim. Et põhimõtteliselt toitlustus on nagu põhimõtteliselt see, kus on väga suur see pool, et nemad ütlevad väikestele tegijatele, mis hinnaga ja kuidas nad müüvad. Et kui mul kunagi oli toidupood, siis põhimõtteliselt ta surigi sellepärast välja, et ma sain selle sama kauba kätte sama hinnaga, mis suures poes ta juba müügil oli. Ehk siis mul ei olnudki rahaliselt hinna poole pealt olulist erinevust, kas ma võtsin selle
oma nii-öelda hankija käest või siis ma läksin, ostsin tol ajal säästumarketist selle sama piima. Ja ma sain kogu selliselt vähem osta, et ma saingi valida, et 5 pakki või nii edasi või 10 pakki ja iga päev hommik käia seal ostmas. Ja hinna poole pealt ei ole vahet. Aga kliendi poole pealt mina pean ikkagi oma juurdehindluse 20% vähemalt juurde panema, kui ma tahan, et see pood toimiks töötajate palkade maksmiseks ja ruumide jaoks ja nii edasi, onju. Et siis ta tulebki 20% põhimõtteliselt kallim, kui muidu inimene kätte saab. Ja vanasti olid siuksed hulgilaod, Aardla hulgikaup oli põhiline teema. Aga nüüdseks on need ka nagu ära kadunud, sellepärast et tavakliendile on ta ikkagi ka juba kätte saada. Et siin on nagu see toidukauplused on see trend ja ka näiteks ükskõik, kus on nagu kaupade müük, niisugune nagu vahendusteenust ongi keeruline juba eristuda, et autode varuosad on ja siis kas või mänguasjad, ükskõik mis pood, et sul on nagu keeruline vahepeal suurtega konkureerida, kuna nende hinnad ja maksetähtajad on hoopis teised. Et hankijad tulevad neile vastu, kuna neile sobib suur klient rohkem kui mingi pisikene tegija. Ja maksetähtajad pruugivad ka sul väiksed olla, kuna sul ei ole seda usalduslikult sidet, et mis võimaldaks neil nagu usaldada sind ja lubada nagu näiteks 6 aega maksetähtaega. Ehk siis sul põhimõtteliselt peab olema alguses juba see raha olemas. Mitte, et see raha ei saa tulla sellest, et sa müüd need tooted maha ja siis maksad tarnijale või hankijale ära. Mõisted, mida kasutatakse, ongi hankija või tarnija. Et raamatupidamises kasutatakse tarnijat rohkem. Nii et siis te teate seda. Ostjate ehk klientide võim ongi siis see, et nõudlus on suurem kui pakkumine ja siis põhimõtteliselt kõik need kliendid nagu saavadki valida, mida nad tahavad ja kuidas see nagu toimib, et nemad tellivad nii-öelda muusika. Klient on kuningas, nagu rahvasõna ütleb, on ja. Ma ei tea isegi, kas see on rahvasõna, aga põhimõtteliselt nende käes on võim ja nemad saavadki öelda, dikteerida ka hinda ja sa peadki nagu mõtlema, et mis faktorid on need, mis muudavad sinu hinna selliseks, nagu sa oled hinnapoliitikas endale hinnastanud. Nii, konkurentid ja nende paljusus ja nende domineerimine. Et siin jälle konkurentide peatükkes me juba käsitlesime on ju seda, siis põhimõtteliselt mikrokeskkonna analüüsist needsamad asjad võib välja tuua. Et ja testostu ja nii edasi, et see tegelikult konkurentide peatükis juba käsitlesid selle ära, siis sealt lihtsalt võtta noped ka siia mikrokeskkonna analüüsi. Hinnastrateegiad ehk siis oma ja müügihinna trendid, et kuhu need liiguvad. Siis müügikanalid, et kuidas sa saad asja toimima. On olulised teemad. Ma võtan ka siia nagu siukse. Ja ta põhimõtteliselt nagu see peatükk tegelikult võtab natukene üldisemalt lahti selle, kuidas ma ütlen, selle turu ja konkurentsi peatükki. Et siin tegelikult väga palju uut infot teile ei lisandu. Ja kui me vaatamegi, siin on nagu selline hea tabel, et mulle meeldis see just selle poole pealt, et mis tegur või omadus ja kuidas ta strateegiliselt mõjutab sinu ettevõtet, siis siin tegelikult on hästi nagu välja toodud need seosed. Et kui on turg väike, siis ei tule uusi suuri konkurente, suur turg on ahvatlev suurtele ettevõtetele, et nad laienevad sinna ja siis sul on keeruline seal toimetada. Kasvutempo on ju,
uued sisenejad tulevad, samas kui kasv pidurdub, siis konkurents suureneb ja nõrgemad lähevad välja. Noh, põllumajanduses on väga palju räägitud näiteks piimatootmises seda, et kuidas nagu nõrgemad lähevad välja, sellepärast et see toorpiima hind on nii madalaks aetud ja sa lihtsalt ei majanda ära. Mastaabiefekt ongi, et siis sa pead hoidma põhimõtteliselt mingid välised asjad enda ettevõttesse ebamõistlikult suured, et su raha on kuskil all kinni, selleks, et sa oleks konkurentsivõimeline lihtsalt. Kapitalivajadus täpselt samamoodi, et sul on nagu eelnevalt vaja midagi hullut osta. Kiired tehnoloogilised muudatused, et siis ongi see, et sa ostad ühe masina ära, siis jälle pead uue ostma ja nii edasi, et kogu aeg käib nagu pidev sihuke tehnoloogiline areng ja innovatsioon seal juures. Nii, üle või puudujääk on minu arvates selline asi, millele te võite tõesti mõelda, et kui teil on nagu toodete tootmine, et siis kuidas seda ülejääki nagu efektiivsemalt kasutada ja luua selline nagu võimalikult minimaalsete ülekulude ja jäätmetega toode. Et lisada sinna juurde siukseid toetavaid teenuseid. Et eriti tänapäeval sellises ühiskonnas, kus inimesed tahavad ise ka asju teha, et siis näiteks nendest jääkidest tehagi mingeid töötubasid või annetada need noortekeskustesse. Et vaata ja nuputa selle poole pealt, et see annab jälle sinule nagu ettevõtte brändile midagi juurde, kui sa avalikult kodulehel seda välja reklaamid, mida sa teed selle jäätmega. Et kuna keskkonnamõjusus on üks teema ja trend tänapäeva ühiskonnas. Nii. Ja oluline on tegelikult see, et kui kallis sinu toode on või teenus. Kas ostjal on motivatsiooni otsida ja panustada aega odavama asja otsimisele. Näiteks elektroonika on selline hea asi, ehitusmaterjalid, et arvutid, põhimõtteliselt elektroonika. Et tegelikult see tüki hind tuleb suhteliselt marginaalne inimese sissetulekust, kui ühe kuu sissetulekust ja ta ikkagi valib nagu enda jaoks võimalikult soodsa. Pigem ta lähtub hinnast, mitte sellest lisateenusest, mis seal kõrval on, lisandväärtustest, mis seal kõrval on. Et see on ka oluline nagu kodulehel siis validagi sobiv strateegia. Et mis tegelikult raamatupidamises on, et inimesed pakuvad järjest rohkem soodsamat hinda, aga iga lisategevus maksab neile kliendile lisaraha. Ehk siis see on üks nagu strateegia, et inimesel oleks nagu huvi teenuse vastu ja samas, kui ta on nagu selle kliendi saanud endale enda kliendiks, siis alles ilmnevad need nagu, et sellest deklareerimise eest see raha, majandusaasta aruandes see raha. Et see on su enda valik, kumba pidi sina teed. Minul on hinnastamispoliitika vastupidine. Et minu eesmärk on see teha võimalikult lihtsaks kliendile ja ettevõtte juhile eelkõige ja et ta ei peaks mõtlema, et ta peaks mingit raha juurde maksma. Et üldiselt ma enamasti ei esita lisaarveid klientidele. Ja samas ta teab, et kui temal läheb hästi, siis ta maksab ka rohkem raamatupidamise eest ja kui temal läheb kehvemini, siis ta ei pea mulle maksma. Kui ei ole näiteks üldse tegevust. Et see on minu jaoks oluline väärtus toetada ettevõtja tegevust sellisel määral. Et ta ei peaks stressama selle pärast, et tal tuleb nagu nullikuu ja ta ikka peab raha kuskilt leidma, et mulle arve ära maksta. Nii. Nii, aga liigume nüüd edasi.
Olete valmis, jah? Mastaabiefektist natukene ülevalpool rääkisime. Siin tabelis tulid mõned uued mõisted juurde siuksed teoreetilisest poolest on ju, mis me rääkisime, aga ma räägin mõned asjad üle veel natukene. Nii, mastaabiefekt. Ta ongi nagu selle sisenemisbarjääriga seotud on ju. Ja siin on nagu hea vaadatagi, et kasutada, miks ma tahan tuua sisse selliseid mõisteid, mida te igapäevaselt ei kasuta. Ma tahan, et te lihtsalt mõistaksite nende mõiste sisu ja natukene võib-olla katsetaks neid mõisteid kasutada oma äriplaanis. Et siis tekib ka selline tunnetus, et te teate, millest te räägite. Aga see tuleb õiges kontekstis kasutusse panna. Et fragmenteeritus tegevusalal on hea mõiste, mida kasutada, ehk siis see on killustatus. Kui palju väikseid ettevõtteid või keskmise suurusega ettevõtteid selles valdkonnas on ja konkreetses piirkonnas kasvõi. Et kui me mõtlemegi kohvikud, baarid, restoranid, toitlustus, nii-öelda asutused, et siis kui te hakkate sinna suunda liikuma, siis see turg on suhteliselt fragmenteeritud ehk siis killustatud. Et see oleks hea mikroanalüüsi sisse panna. Ja kapitalivajadus, sellest me rääkisime, aga vertikaalse integratsiooni levik tegevusala. Ehk siis see on selline asi, vertikaal on nii-öelda üles, ülevalt alla, horisont on nii. Ehk siis, et on olemas seal valdkonnas nii, et kui klient võtab ühe asja selle sama ettevõtte alt, siis põhimõtteliselt on tal võimalik järjest kõik need protsessid saada. Või siis selleks, et seda toodet või teenust luua, on juba see ettevõte loob ise ka selle eelprotsessi ja pärastprotsessi. Siin on näide juures munatootjate juures, et kuidas see nagu mõjutab. Ja vertikaalne integratsioon tekib siis, kui teenuste sisseostmine või siis väljaspoolt asja ostmine on kallim kui selle ise loomine või tootmine. Näiteks ma koolituse puhul võin öelda seda, et ongi see, et selle koolitusmaterjali videomontaaž on kindlasti kallim kui see koolitus ise. Ehk siis mul on mõistlik sellega ise hakkama saada. Aga see ei tähenda, et ma tuleviku perspektiivis ei võiks seda teenust sisse osta. Aga põhimõtteliselt nii on praegu, et ma kõik protsessid teen ise ära. Nii, et te võite mõelda, kas teil on nagu mõistlik mingeid protsesse ära teha ja luua seda vertikaalset integratsiooni ja siit ka näete, kas teie konkurendid on loonud seda. Järelikult nemad on loonud, siis sellel on mingi põhjus. Nii, tehnoloogilised muudatused. Et näiteks palkmajade puhul ongi see, et seal on hullud tootmisliinid ja pidev sihuke areng ja üldse tööstuses, et sul on nagu oluline kogu aeg käia seal nii-öelda kohaneda ja osta uusi masinaid ja nii edasi. Et see tegelikult on oluline asi, millele tuleb pöörata tähelepanu. Siis konkureerivate toodete ja teenuste diferentseeritus. Diferentseeritud ongi siis see, et kliendi seotus ettevõttega on tugevam. Ta on nagu mingil määral sihuke nagu brändi üks osa on ju. Et miks ta on seal juures, selle kliendi juures. Nii, puudujääkidest, ülejääkutest me rääkisime.
Ja siin ka tootmise puhul näiteks, et kui sul on mingi uhke masin, millel sa ostad, on ju, siis aga see enamus aega seisab tühjana, siis võidki mõelda, mis oleks need lahendused, mida sa saaksid kasutada. Lihtsam näide, ruumid, et kui sul on nagu oma ettevõtte jaoks ruumid renditud, aga sa enamus aega nendes ruumides ei ole, siis otsi endale partner, kellega jagada neid ruume. Et ühes peatükis me räägime siukseid nagu veel paremini seda nüanssi, et kuidas nagu nutikalt lahendada neid üle- ja puudujääke. Ja keskmine rentaablus, et mis on majandustulemused, et seda me jälle oleme ju rääkinud konkurentide peatükis, siis sa saadki siit ka nagu välja tuua, mis asi siin on nagu oluline. Nii, aga teooriast ma arvan, et teile aitab, on ju? Et võib-olla mingid asjad tundusid siuke hiina keel ja ei saanud aru täpselt, et mis siin tahetud öelda on. Et nüüd me siis lähme selle äriplaanis oleva mikrokeskkonna analüüsi juurde. Nii, et ma kõigepealt võtan lahti selle abimaterjali, mis Töötukassa on loonud ja vaatan, mis seal mikrokeskkond ongi. Et sealt tuleb siis ära määratleda peamised edutegurid, viimaste aegade trendid ja varustajate võimu olemasolu, konkurentsisituatsioon, klientide situatsioon, hinna ja oma hinna võimalikud arengud ja sisenemisbarjäär. Et neid mõisteid me vist kõik oleme rääkinud teile. On nii? Noogutate ja no tegelikult ju ei näe, kas te noogutate või mitte, aga ma eeldan, sest ma enda arvates olen küll rääkinud neid asju. Nii. Ja kui ma võtan enda mikrokeskkonna analüüsi, siis põhimõtteliselt seal on nagu 2 lõiku. Loomulikult ma ütlengi, et enamasti on äriplaan 20 lehekülge ja mul on ta väga nagu konkreetselt kokku tõmmatud. Et tegelikult te võiksite natukene nagu rohkem kirjutada kui mina. Ju siis ma tol hetkel olen lühikese jutuga mees, nagu öeldakse. Ma ei tea miks, aga nii oli. Et siin ongi jälle täpselt samamoodi need samad asjad, mida ma tegelikult olen juba rääkinud. Et mis minu fookus on ja siin ma täpselt samamoodi uuesti kinnitan need üle. Ma tean, kuhu ma lähen, mis keskkonda ma loon oma ettevõtte. Nii, et mul oligi siin kasumitaotlusteta üksuste arv on tõusnud, vähenenud aruannete esitamise arv, järelikult on nõudlust. Ja samas ei rahuldata sellist spetsiifilist üksust. Ja teiseks, sisenemisbarjäär on madal, ehk siis alustamise kulud on madalad, igaüks võiks, sellepärast meil iga nagu naabrinaine, ema, õde ja ma ei tea, onu on raamatupidajad, sellepärast, et kui neil on oma arvuti olemas, siis ostad raamatupidamislitsentsi ja hakkad ka tegema. Et see sisenemisbarjäär on praktiliselt olematu, jah. Ja koolitusi on ka, kui ma vaatasin koolitusturgu, siis raamatupidamiskoolitused olid ühed odavamad, saate aru või? Et kui võtta see tunni maht ja siis hind, et mis tuleb selle koolituse koolituse mahu seisukohast 1 tunni hind, siis see oli nagu kõige soodsam raamatupidajatel, raamatupidamiskoolituste puhul, mis on nagu üllatav. Nii. Aga kui me vaatame, et mul on siin veel mõni näide, on ju, tema mikroanalüüsi, et tal on see meelelahutusteenus, on ju, siis põhimõtteliselt siin on kirjeldatud natukene klienti, rendi hinda, et kas see on nagu konkurentsivõimeline, kuna tal on odav rendihind, siis see on see keskkond, mis soosib. Siin on tal kirjutatud, et otseselt konkurendid pole, sellepärast, et sellist teenust Eestis ei pakuta, aga samas teiseseid konkurente on küll ja küll. Ja toorainest on natukene räägitud. Et ega siin nagu pikka juttu hullult ei ole vaja.
et kogu tegelikult võhm võiks ikkagi minna teil konkurentide peatükki, SWOT-i ja siis sinna kliendid ja turu peatükki, mida me oleme, SWOT-i me veel käsitlema. Et SWOT on üks põhilisemaid asju, mida hindajad ka kindlasti loevad ja vaatavad, kas sa oled selle SWOT-analüüsi enda jaoks põhjalikult teinud või siis sa oled väga pealiskaudselt kirjeldanud neid tegureid, mis mõjutavad sinu ettevõtlust ja seda keskkonda, kuhu sa liigud sinna ettevõtlust tegema. Ja täpselt samamoodi mikrokeskkonna ja makrokeskkonna asjad on SWOT-is kirjas. Et ma kohe kontrollin, kas mul on kirjas kõik. Nii, tugevused, nõrkused, välised. Ja no nii ja naa on kirjas, aga üldiselt need võiksid olla ka SWOT-is olemas. Need, mis me kirjutasime siia mikrosse ja makrosse. Nii. Mõtlen, mis võiks veel olla oluline teile mikrokeskkonna puhul. Ja siin isegi ma ei soovita mingit tabelit teha. Kui makro puhul isegi võiksite nagu teha tabeli ja vaadata, kui tugev see mõju või nagu tõenäosus, et see keskkonnategur hakkab teid mõjutama on, siis mikro puhul ma ei näe seda vajadust, sellepärast et turu ja siis selle konkurentide all te juba käsitlete neid asju lahti. Kuigi te võite väga nagu, et kui teil on nagu toote loomine, tootearendus, siis te võite siin ka jälle tuua sealt tootmisprotsessist mingid olulised märksõnad juurde ja kasutada mingit graafilist lähenemist, et näiteks, et siis teete nagu sihuke tootmistsükli ringi, kui te hullult tahate nagu graafiliselt läheneda, ringi ja siis iga tootmisprotsessi juures sihuke nagu mikrokeskkonna mõju välja. Et see ka lubab teil nagu analüüsida rohkem igat protsessi ja vaadata, et mis seal on need riskikohad ja seda me saame ka SWOT-is kohe edasi kasutada. Et ja kuidas te saaksite tegelikult ka, kui me oleme keskendunud siin hästi palju konkurentidele on ju ja turule kui sellisele. Aga ma soovitan siin mikrokeskkonna puhul uurida ka rohkem seda nagu taust või tugistruktuuri. Sest me tegelikult ju ei teagi, et mõtlengi, et kui näiteks kõrvarõngaste tootmine on ju käsitööna, et vineeri hind on ju, kui palju on Eestis neid, kes oleks valmis pakkuma seda vineeri või laserlõikus, kui paljud on ja mis hinnaga seda laserlõikusteenust pakuvad. Et teha selline nagu taustauuring just hankijate ja sihuke nagu tugistruktuuride puhul ja siin on ka hea siis see mikrokeskkonna analüüsi sisse tuua, sest meil praegu ei ole mitte kuskil kirjas, kuidas need asjad saavad valmis. Toote ja teenuse kirjelduses on need etapid kirjas, aga et kui teil on nagu siia mikrokeskkonna analüüsi ära tuua see, et jah, et plaan on toota puidust mingeid tooteid, et tegin päringu 5 ja nendest 5-st 3 vastasid mulle ja ütlesid sellised hinnad, sellised kogused ja selle tulemusena ma võin väita, et sisenemisbarjäär on kas kõrge või madal, kas oma hinna ja siis selle toote müügihinna vahel on loogiline seos ja nii edasi. Et siin võite küll natukene rohkem panustada just sellele, et uurite välja, et kuidas te need asjad valmis saate, kui teil toote puhul on ja teenuse puhul ka, et iga teenuse puhul ongi ju võimalik osta teenuse osi sisse ja siis sina siis nagu põhimõtteliselt müüd seda tervikut. Et näiteks siin raamatupidamise puhul ongi tihti see, et ostetakse siis sisse see programm on ju
litsents ja seal on ka ju erinevad variandid, et millist sa nagu kasutad, mis sulle on sinu vajadustele vastav. Ja samas teiselt poolt siis mul praegu on kasutada üks äpp Cost Pocket, mis siis võimaldab raamatupidamisdokumendid elektroonselt digitaliseerida ja mulle raamatupidamisprogrammi saata. Ehk siis kui inimesel on, võtame mingi suvalise, võtame mu hambaravi arve, on ju. Et kui mul on selline arve, siis ettevõtte juht pildistab oma telefoniga äpiga selle ülesse, kinnitab ära ja see tuleb mulle automaatselt raamatupidamisprogrammi. Kui ta tuleb meili peale, siis ta edastab selle meili kindlale meiliaadressile ja see tuleb raamatupidamisprogrammi. Et selline lahendus ja seal on ka erinevaid pakkujaid, mis on hinnastamise poliitika ja nii edasi. Ja samas on mul võimalik raamatupidamises osta teenust sisse, ma praegu hakkasingi ostma, et mul on inimene, kes tegeleb nende samade tšekkide asjade raamatupidamisprogrammi ära kinnitamisega, vaatab, et pank oleks okei, kõik anded oleksid loogilised ja minu ülesanne siis on põhimõtteliselt see kõik üle vaadata ja analüüsida ja anna ja suhelda ettevõtte juhiga. Miks selline lahendus on mul välja töötatud, ongi see, et ühelt poolt ma tahtsin vähendada aega sellise nagu raamatupidamise peale, et see sisestustööd ja samas, et keegi teine inimene ka, kuna mul on nagu praegu ligi 50 erinevat klienti ja see pidevalt tõuseb, siis selleks, et oleks see ülevaade kõikidest klientidest, mu peas jääb ruumi väheseks. Mul on küll erinevad tabelid ja erinevad äpid veel, mida ma kasutan selleks nagu andmemahu mäletamiseks, siis oleks tore, kui mõni inimene veel nagu hoiaks silma peal, et mis mingi kliendiga praegu toimub, et mis teema tal on oluline, kas tal on vaja majandusaasta aruanne esitada või mitte, või sellega on korras või ma ootan mingit arvet temalt, mis tal oli eelmine kuu puudu ja nii edasi. Et need asjad me saamegi ka teenuse puhul ju sisse panna ja te saategi teha juba erinevad päringud, et mis teenuse osade eest teil on plaan nagu osta teenust sisse ja mis on need hinnad, et te saategi teha sellise päringu ära. Näiteks, et siin üks neiu tahab pesu hakata müüma ja sukkpükse ja siis tema läkski äriplaani kirjutamise protsessis, lähebki nüüd jaanipäeval Suurbritanniasse vaatama erinevaid brände ja tutvuma ja hankijatega kokku saama, et leida endale nagu koha peal siuke nagu sobiv partner, kelle puhul need kogused ja see hind ja kõik muud tingimused, tarnetingimused on sobivad. Et loomulikult on siin puhul jälle tuleb ära märkida, et kui sul on teada, et sa hakkad Inglismaaga, Suurbritanniaga kaubavahetust tegema, siis Brexit mõjutab seda. Ja see on see, mis tuleb siia mikro- ja makrokeskkonna analüüsi sisse kirjutada. Aga kui sa praegu seda enda jaoks läbi ei mõtle, et temal oli ka valida kas Itaalia või siis Suurbritannia, kui ta praegu kirjutamise ajal ei mõtle enda jaoks läbi, kes ta partner mis riigist on, siis sa ei saa ju seda ka siia kirja panna. Et oluline on need asjad nagu reaalses elus nagu loogiliselt läbi teha, mõtelda enda jaoks lahti ja siis ka siia äriplaani kirja panna. Sest ma ütlesingi, et teil on privileeg. Selle äriplaani kirjutamise protsessis te teete väga palju eeltööd ära, mis tegelikult tulevikus tagavad teile edu. Et mis annavad teile ka mõnes mõttes konkurentsieelise teiste ettevõtjate ees. Ma olen täiesti veendunud selles. Et loomulikult ma ei poolda seda, et nagu ma alguses ka ütlesin, et iga kord, kui tuleb nagu tegutsete ettevõtjana ja mõtlete, et teeks äriplaani, et siis te ei pea seda 20 leheküljelist tegema. Aga siis piisab sellest 1 leheküljelisest. Aga samas nii, kui te lähete täiesti võõrale turule sisse, kus te absoluutselt ei adu,
teil on mõte, aga te ei tea, mis turul toimub, siis tehke see eeltöö ära, sellepärast et ainuke ressurss siin majanduses on üks ressurss, mis on piiratud siin majanduses ja mis on väga väärtuslik tänapäeval, järjest väärtuslikumaks läheb, on meie aeg. Ja sellepärast ongi oluline teha see eeltöö, et sa ei raiskaks oma aega sinna, kus pärast tegelikult sa avastad, et oleks ma seda varem uurinud, siis see oleks hoopis nii olnud. Et näiteks koolituste puhul ka, et ma olen seda mikrokeskkonna analüüsi, ma olen aastaid erinevaid koolitusi ise läbinud, vaadanud selle pilguga mitte ainult selle poole pealt, mis koolituse sisu on ja kuidas see koolitaja midagi teeb, vaid ka selle poole pealt, mis keskkondi ta kasutab. Uurinud, mis hinnastamispoliitikad on erinevates keskkondades, et sa pidevalt tead, mis toimub selles valdkonnas. Vot nii. Ehk siis majandusteoreetilisest mikroanalüüsist me jõudsime väga praktilise väljundini välja, mille üle mul on väga hea meel, sest asju ei pea ainult teoorias tegema, vaid ka reaalselt tegutsema. Ja tegutsemise all ma siin mõtlengi, et tee see eeltöö ära, suhtlema võimalike hankijatega, kompa turgu, mis tingimustel nad on. Et näiteks väga üllatuslik on, kui mul uued ettevõtted tulevad, nad ei teadvusta seda, et näiteks eraisikutel on pangas hoopis teised tingimused kui äriklientidel või siis telefoni ja interneti ostmisel on sul erinevad tingimused, ka mittetulundusühing on äriühing nende silmis ja see hinnapoliitika on hoopis teine. Aga kui sa seda ei tea praegu, nüüd sa tead, ma ütlesin sulle, siis see võib olla see kitsas koht, mis hakkab tulevikus sulle peavalu tekitama ja sa pead mõtlema siis selle lahenduse, kui sa saaksid praegu siin eeltööna selle ära teha. On ju? Nii et mikrokeskkonna analüüs nõuabki niisugust nagu eeltööd ja siis selle tulemi te saate kirjutada sinna analüüsi ilusti tekstina välja. Aga kohtume juba SWOT-analüüsis, mis on üks vahva asi ja kindlasti üks popimaid, lisaks eesmärkide seadmisele, üks popimaid tehnikaid on ju, et oma ettevõtluses midagi teha. On ju? Okei, tšau!